tõenäoliselt üks maailma olulisemaid roadstereid, Mazda MX-5. Miks ta nii tähtis on? Tegelikult roadsterid on kogu aeg olemas olnud. Aga ütleme, siuke kütusekriis, igasugused võimalikud ohutusnõuded ja muud asjad, sisuliselt suretasid selle roadsteri skene siuksel 70-ndatel välja. Midagi üksikud tootsid veel britid, aga need ei läinud maailmas eriti hästi kaubaks. Ja põhimõtteliselt oligi siukene odava sportliku kahekohalise lahtise auto segment täitmata. Alfa Romeo tegi midagi ja ega see väga palju ei olnudki. Ülejäänud juba olid siuksed kallimad ja luksuslikumad ja neid müüdi vähe. Ja siis ühel hetkel tuli Mazda üks insener välja ideega teha siuke pisike, sportlik, kahekohaline eesmootori ja tagaveoga roadster. Algselt see idee väga ei lennanud. Prognooside järgi arvati, et võib-olla 2500 eksemplari aastas õnnestuks Ameerikas müüa neid. Aga ometigi see idee läks käiku ja sündiski pisikene Mazda MX-5. Ameerikas pandi talle nimeks lisanimi veel Miata, et veits paremini turundada ja müüa teda. See siin konkreetselt on 2024 aasta MX-5 RF 2-liitrine mootor, 135 kilovatti, 184 hobujõudu, väänet on pisut üle 200 newtoni, tippkiirus 220 ja 0-100 6,8 sekundit. Mis see RF tähendab? See on siis põhimõtteliselt on hardtop kabriolt, sul jääb see tagumine osa siia alles, pealt läheb paneel siia alla peitu, tagant kaob aken ja sisult ikkagi on tegemist lahtise autoga. See RF, kusjuures on kõige raskem nendest MX-5-test, see kaalub suisa 1065 kilo, mida pole üldse. Et tegelikult see 4. põlvkond on mõõtmetelt ja kaalu poolest võistlebki lausa esimese põlvkonnaga, esimese generatsiooniga, siis NA-ga. Nii et kui sa võtad siin nüüd 1,5 liitrise riidekatusega variandi, siis selle tühimass on 960 kilogrammi, et see tänapäeva automaailma mõistes on see ikkagi täiesti siuke olematu number. Aga miks MX-5 veel väga oluline auto on? Sisuliselt siis ta uuesti käivitas nii-öelda pisikeste sportlike roadsterite segmendi. Et ilma selle autota poleks tõenäoliselt olemas ka näiteks BMW Z3, Mercedes-Benz SLK-d ja ka palju muid pisikesi vahvaid roadstereid. Kui pisut rääkida MX-5 ajaloost, siis esimene põlvkond nägi ilmavalgust 1989. Algselt 1,6 liitrise bensiinimootoriga, hiljem tuli ka 1,8 liitrine mootor 93. aastal, kui ma ei eksi. Saadal oli muidugi manuaalkastiga kogu see üritus, sest et see auto kuulub kokku manuaalkastiga. Teine põlvkond ehk siis NB nägi ilmavalgust aastal 1998 ja toodeti kuni 2005. Minust esimene generatsioon on väga kihvt, sest see klapp tuled pisike, kerge, väga äge kombo. Teine põlvkond juba oli natuke liiga pehme minu jaoks, võib-olla liiga pehmete joontega. Kolmas generatsioon ehk NC, mis 2005 aastal välja tuli, veidi sai minu eest liiga naiseliku disaini, et suur naeratav suu, mis sportliga autole jaoks nii vahva ei ole. Aga seal olid 1,8 ja 2-liitrised mootorid koostöös siis käsikastiga. Nüüd sellel 4. põlvkonnal saad valida 1,5 liitrise mootori, mis on siis 97 kilovatti, 0-100 teeb ta 8,6 sekundiga või see 2-liitrise. 2-liitrisega on väike, aga täna tehasest seda enam tellida ei saa, et ainult kui laos on, siis näpud vahel saad, siis seda saab, sest see 2-liitrine annab selle autole tõsise mõnusa elu sisse, et siukse hea hingamise, et siin sellest 135 kilovatist on küll ja veel. Aga seda sama 2-liitrist saad ka võtta automaatkastiga, siis 0-100 on 7,9 sekundit versus manuaali 6,8. Vahe on päris märgatav ja ütleme nii, et sõidumõnu on pigem siin manuaalkasti kasuks, et kui MX-5 siis päris kindlasti manuaaliga. Korra vaataks, mis siin 2024 aastal siis auto juures muutus. Sisult sai see täis LED tuled terve ringi ette taha numbritele, millele iganes. Natuke see ilu võrra modifitseeriti, see visuaalne pool on praktiliselt märkamatu. Muidugi erinevad valuvelgi saad rohkem valida kui varasemalt ja üks suuremaid asju on kindlasti siin sisemuses ehk see ekraan varasemast 7 tollist muutus 8,8 tolliseks ja nüüd on ühtse puutetundlik. Aga seda ainult juhul, kui ta on siis kas Apple CarPlay või Android autoga ühendatud, et siis saad selle ekraani peal näperdada. Muidu käib kogu see pidu siin selle rulliku abil. See rullik on muidu siuke mõnus asi. Mulle meeldib, et ma ei pea näpuga mööda ekraani hõõruma, vaid ma saan siit kruttida neid asju.
ainuke mure selle rullikuga minul on see, et ta on natuke siin liiga taga, et ma pean küünarruki natuke välja lükkama, et kasutada saaks seda asja. Ja võib-olla see 2024 aasta üks põnevam muudatus oli see, et kõikidel manuaalkastidel on nüüd piiratud libismisega diferentsiaal. Et see annab selle sõidunaudingule nagu väga-väga palju juurde. Ja ilmselt parandab ka auto käitumist väga palju. Roolivõimu vedrustust, kõike seda näpiti pisut, nii et põhimõtteliselt see 3. facelift põhiliselt keskendus ikkagi tehnika ja kõige selle uuendusele, et püsikiirus hoidja hoiab distantsi nüüd. Et see on ka päris hea lisa. Ja mis on üks kõige geniaalsem asi, mis sellel autol on, mida teised tootjad võiksid ka rakendada. Nimelt siin 2024 aastal euronõuete tõttu peab auto piiksuma iga manöövri peale. Kui sa lähed üle joone, siis ta piiksub. Kui sa natuke liiga kiiresti, siis ta piiksub siit, piiksub sealt, nagu väiksed hiirekesed. Ja see on, minu jaoks on see ülimalt tüütu. Mastal on siin üks nupp, hoiad seda näitku alt ja hiirekesed lähevad peitu, et ta ei siutsu ja präutsu, et see on geniaalne. Ja selle viimase mudeli värskendusega tuli juurde ka siukene nupp nagu track mode. Ehk siis ta lükkab veokontrolli ja kõik muud asjad maha. Okei, 10% jääb sekkuma, et päris nagu hulluks ei lase minna. Kõrval on teine nupp, millega siis kõik maha võtta. Et äärmiselt lõbus auto. Ja kui nad ei kaalu ka midagi, siis kogu see tunnetus on väga vahetu. Muidugi ta on äärmiselt askeetlik, et siin pagasiruumi on 127 liitrit. Täpselt, et seda praktiliselt ei eksisteeri. Nii et titevankrid ja muud asjad veitsa kaasa ei võta. Isegi kindalaegast pole, selle koha peal on siin tühjus. Kogu see asi peaks mahtuma siia väiksesse kohta ära. Ega sinna ka väga palju midagi ei pane. Ja siis ütleme, siia on väiksed asjad saad veel panna siia keskele käetuhe sisse. Aga jah, ütleme, et panipaika sükst asju on minimaalselt, üldse siin asju on minimaalselt, aga samas kõike oleks sportlikuks sõiduks väga piisavalt. Miks ma seda kõike sõidu pealt ei filmi? Kohe näete. Raputab päris kenasti, kuigi seda rooli taga ei tunne, seda raputamist üldse. See manuaalkast on väga-väga siuke konkreetne, täpne, käik on nauditav vahetada. Rool on väga jäik. Kere kaldub palju, ütleme selle hiired lülitame välja vahepeal, et see ei piiksuks siin. No nii, palju parem, sest ma siin sõidan üle joonte ja kõige muu asjade. Rool on väga täpne, kere ei kaldu. Või noh, see on siuke minimaalne, et siuke hästi konkreetne, hästi lõbus. Käisin just kurvilise tee peal. Mis on piisavalt kurviline, et sa ei pea kiirust ületama, et see lõbus oleks. Seal oli väga lõbus. Ja peab tunnistada, et minu kõige suurem hirm oli see, et ma ei mahu siia autosse ära. Mul on 1,88 m. See auto on väga pisike, ta on alla 4 meetri, 3,9 kopikatega. Väga-väga pisik auto. Rusikas ei peaaegu isegi pea ja lae vahele panna. Ja põlved ei ole vastu kõhtu. Nii et hämmastav. Ja no muidugi need Recaro sportistmed siin on ka päris mõnusad ja hea külgtoega. Ma arvan, et tänane päev on mul sisustatud selle autoga. Õnneks on hommik. Õhtuks on see pakk tühi. Võib-olla üks siuke pisike väike asi, mis hästi tipa erib, mis on küll üsna ebaoluline. Aga kui sõid kilomeetrit tunnis või natuke rohkem, siis tuulemüra hakkab tulema üsna palju. Võib-olla riidekatusega seda on vähem, sest sul seda tagumist osa siin ei ole. Aga noh, ütleme nii, et enamasti ei tohigi sõita kilomeetrit tunnis, nii et valdavalt see probleem puudub. Aga ei, see on üks lõbusamaid autosi, millega ma viimasel ajal sõitnud olen, et päriselt äge.